Tere tulemast kõigile. Jälle üks armupäev, võimalus kokku tulla ja valmistada oma südamed, et kuulda, mida Jumalal on meile öelda, sest tal on alati midagi öelda. Ja oleme alguspalves ja siis läheme mõtisklusega edasi. Ja kallis taevan Isa, me täname, ülistame sind sinu armu eest, me täname selle aja eest, issand. Me täname, et meil on rahu, issand, ja me võime kokku tulla ja olla osaduses, issand. Me täname, et sina kõneled pidevalt, issand, ja sul on midagi meie igaühe jaoks. Issand, me anname sinu kätte selle osaduse aja ja õnnista igat südant. Palume sinu armu ja ligiolu ja juhtimist ja püha vaim täida meid kõigega, mida vajame. Las meie kõrvad häälestuda sinule ja las meie silmad näha, mida teed, ja las meie suu olgu sellega kaasas Jeesuse nimel. Ja palume ka kohe meie kalli venna Aivari pärast, tema tervise pärast, et ta on praegu ravi peal, aga me usume, et Jumal saab imet teha ja tervendada ta. Isa, me toome Aivari sinu ette ja me kuulutame, issand, sinu tahet. Me täname, et sa oled tundnud Aivarit enne maailma rajamist, issand, ja sul on üks imeline plaan tema jaoks veel. Issand, palume, et sinu tahe sünniks. Me kuulutame, Jeesus, sinu vermete läbi tervist Aivari ihu üle, eriti seal maksa üle, issand. Me kuulutame, me sõitleme seda haigust, seda kasvajat sealt ja kuulutame, issand, täielikku tervist selle maksa üle Jeesuse Kristuse nimel. Tänu, Jeesus, sinu tervendava väe eest, issand, me usume ühiselt, et sina oled tervendaja, me paneme lootus sinu peale täielikult. Issand, ja siin oli palve soov veel, et palutakse tervist ja jõukohast tööd. Nii et palume ka selle inimese pärast, et issand, täida need vajadused. Issand, sina näed neid ja sul on alati lahendus olemas. Ava silmad näha seda lahendust, issand, ja me kuulutame ka tervist selle kalli inimese üle Jeesuse Kristuse nimel. Sündigu sinu tahe. Amen. Ja head nelipühi siis teile kõigile ka. Aga mul on üks mõte seoses nelipühiga ja see mõte on ootamine, et võib-olla on kellelgi just täna seda vaja. Seda sõna, et kui ettevalmistusele nelipühiks ütles Jeesus oma jüngritele, et nad jääksid Jeruusalemma ja ootaksid. Ja need olid need inimesed, kes tundsid ju Jeesust. Nad olid temaga koos käinud, nad teadsid tema imesid, tundsid tema õpetust, nägid tema ristilöömist, mahamatmist. Ja nüüd nägid nad aga Jeesust elavana, rääkimas nendega. Ja see pidi olema ilmselt väga põnev kogemus ja panema neid tundma, et nüüd lähme ja vallutame maailma koos Jeesusega. Ja sest see, keda nad olid järginud, polnud ju mitte ainult, nad mõistsid, et polnud mitte ainult nagu Messias, vaid ka Jumal inimlikul kujul. Aga nüüd siis elav ja ilma selle inimliku ihu piiranguteta. Ja nad olid ilmselt valmis tormama välja ja kuulutama maailmale seda, mida nad teadsid olevat igavene tõde. Ja ometi ütles Jeesus neile, oodake. Oodake. Vahel on ootamine raske. Tegelikult see on alati raske. Et see nõuab kannatlikkust. Ma usun meid kõigilt sest me tahame pidevalt tegutseda. Aga siis ütleb Jumal, oota. Ja tegelikult, kui sa nii hakkad mõtlema, siis selles ootamises võib olla vägi. Et ootamine on alistumise akt nagu Jumala ees ja kui see toimub muidugi kuulekuses Jumalale. Ja ootamine ei ole lihtsalt tegevusetus, mis võib tuleneda sinu laiskusest või ebakindlusest või hirmust, aga kui me ootame kuulekuses, siis me
alistame oma lihalikud soovid Jumalale ja ütleme talle, et sündigu sinu tahtmine. Ja see oli vajalik samm muidugi Jeesuse esimestele järgijatele, et kogeda nelipüha ja samas kehtib ka see täna meie jaoks. Et Jumala ligiolu ja vägi saavad elavaks tegelikult ja tegutsevad nendes, kes elavad kuulekas alistumises temale. Jääge Jeruusalemma, kuni teid varustatakse väega kõrgelt. Nelipüha on ootamist väärt. Jumala ligiolu ja vägi on ootamist väärt. Kuulekas alistumine Jumalale on alati ootamise hinda väärt. Amen. Amen. Palun nüüd ülistajad, Peti ja kitarr ja saame aega võtta ja mõtiskleda. Ja ülistada, kiita Jumalat selle eest, kes ta on. Tulla tema ette ja alistada oma südamed taas temale. Sest tema on hea, Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Vaatamata sellele olukordadele, mis on meie ümber, siis Jumala headus kestab. Ja meie paneme ka, Jeesus, pilgud sinu peale. Ja me tuleme sinu juurde läbi sinu ristivere, läbi sinu surma, et sina surid meie igaühe eest, meie pattude eest. Ja meil on ligipääs Isani. Tänu Jeesus selle eest, et sa tegid selle ligipääsu, et me võime tulla issandat armu trooni ette. Jeesuse vereväes on meil kindlus Jumala ees, et julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Jeesuse vereväes on meil kindlus Jumala ees, et julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Jeesuse vereväes on meil kindlus Jumala ees, et julgelt siseneda kõige pühamasse paika. Seisan su trooni ees, siin kõige kõrgema lähedal. Seisan su trooni ees, olen siin, et kummardada sind. Jeesus, me oleme siin, et austada sind. Jeesus, sina oled väärt ülistust ja kiitust. Sina oled hea ja sina oled kuningas ja sina, Jeesus, valitsed. Ja me kuulutame sinu võitu täna meie eludesse. Me kuulutame sinu läbimurdeid Jeesuse Kristuse nimel. Tervenemist Jeesuse Kristuse nimel. Vabadust Jeesuse nimel meie kõigi elude üle
just praegu. Su juures on mu pelgupaik, las kaitseb mind su võimas käsivarr. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges, südames. Vaikuses sind oodates rahu on üksnes Jeesuses. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges, südames. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges, südames. Su juures on mu pelgupaik, las kaitseb mind su võimas käsivarr. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges, südames. Kui on ümber torm ja raskused, sinuga ma tõusen kõrgele. Sina oled kuningas, valitsed, on rahu mu hinges, südames. On rahu mu hinges, südames. Jeesus, me tuleme tõesti sinu ette ja vaatame sinu risti peale. Me ei vaata enda peale, sest et meis endas ei ole seda lahendust, aga sinul on.
Jeesus, ja sinu risti peale vaadates me võime näha lahendusi, võite, läbimurdeid. Ja täna me vaatame ka, Jeesus, sinu risti peale. Me ei vaata enda nõrkuse peale, me vaatame sinu ristitöö peale. Tõmba mind enda läheda ja vaigista, õpeta oma rahu sa nüüd minule. Vaatan ristile ma, las näha su armastust nüüd taas. Leian rahu ma sealt, leian rahu ma taas sinu sees. Me vaatame ristile. Vaatan ristile ma, las näha su armastust nüüd taas. Leian rahu ma sealt, leian rahu ma taas sinu sees. Minu tugevus sinu kätele võin toetuda. Tõmba mind enda läheda, mu lootus sa. Vaatan ristile ma, las näha su armastust nüüd taas. Leian rahu ma sealt, leian rahu ma taas sinu sees. Jeesus, sinu sees. Vaatan ristile ma, las näha su armastust nüüd taas. Ja meie igatseme ka sinu armastust näha, Jeesus. Leian rahu ma sealt, leian rahu ma taas sinu sees. Issand on minu valgus ja mu pääste, keda peaksin kartma ma. Pole iial sama ma. Issand on minu valgus ja mu pääste, keda peaksin kartma ma. Pole iial sama ma. Issand on minu valgus ja mu pääste, keda peaksin kartma ma. Pole iial sama ma. Issand on minu valgus ja mu pääste, keda peaksin kartma ma. Pole iial sama ma. Vaatan ristile ma, las näha su armastust nüüd taas. Leian rahu ma sealt.
leian rahu ma taas sinu sees, Jeesus sinu sees. Vaatan ristile ma, las näha su armastus nüüd taas. Leian rahu ma sealt, leian rahu ma taas sinu sees. Amen. Ja vaatan ristile ma, milline imeline armastus. Surra nende eest, kes sind vihkavad, kes on kaugel, kes ei hooli, aga see armastus muudab ja tänu sellele olete teie siin täna, meie kõik. Aga saamegi keskenduda sellele, mida Kristus on teinud ristil nüüd. Meil iga kuu korra saame seda koos teha. Aga enne kui ma loen traditsiooniliselt meie 1. Korintuse kirja, siis ma mõne mõtte annaksin, et meil see leivapuhumine see võib niimoodi vaikselt muutuda niimoodi rutiiniks. Aga ma loen mõned mõtted Charles Spurgeoni tema mõtetest. Et me teame, et ta oli baptisti jutlustaja ja aastal 1850, kui ta oli 16-aastane, siis kolis Cambridge'i ja liitus seal St. Andrew's Streeti baptisti kogudusega ja ühe oma esimestest armulaua teenistustest seal koges ta, et keegi ei rääkinud temaga või ei suhelnud, kuid Spurgeon uskus, et issanda laud tähistab vaimulikku osadust. Seetõttu pöördus ta tema kõrval istuva inimese poole vestluseks ja sellest sai alguse eluaegne sõprus. Spurgeon uskus, et kristlik osadus on tõeline. See ei ole inimese väljamõeldis ega idealistlik unistus. Evangeeliumi kaudu on Jumala rahvas ühendatud pojaga ja vastu võetud Jumala perekonda. Evangeeliumi kaudu on kogudus Kristuse ihu ja kristlased selle liikmed. Ja selle osaduse väljendus leiab aset issanda õhtu söömaajas. Spurgeoni teoloogia issanda õhtu söömaaja kohta kuulus reformeeritud traditsiooni. Seega toon esile 3 põhipunkti. Esiteks, Spurgeon pooldas memoriaalset ehk mälestuslikku seisukohta. Armulaua kaudu saavad kristlased meenutada Kristuse murtud ihu ja valatud verd nende pattude eest. Parim viis Kristust meenutada oli vastu võtta tema lõpetatud lunastustöö usus. Ta ei tahtnud, et kogudus meenutaks Kristust abstraktselt või pelgalt intellektuaalselt. Ta kutsus inimesi üles meenutama Kristust isiklikult. Ta ütles, selle laua peamine mõte ja tuum on, tehke seda minu mälestuseks. See tähendab tema enda õnnistatud isiku mälestuseks. Me peame meenutama Kristust ennast, mitte lihtsalt õpetust, teoloogilist tõde ega tõotust, vaid isikut Kristust. Teiseks oli veendumus, et armulaual osalevad kristlased osaduses Kristusega usu kaudu. Ta lükkas tagasi Rooma katoliku õpetuse ja kuna see vähendas Kristuse lõpetatud tööd ristil ja Kristuse füüsiline kohalolek ei olnud laual, vaid isa paremal käel taevas. Et siiski ta uskus, et Kristuse vaimsesse ligiolekusse oma rahva keskel ja mida me saame siis kogeda. Pole ime, et paljud Spurgeoni armulaua jutlused pärinesid tegelikult ülemlaulust, et see on see osaduse teema, pruudi ja peigmehe teema. Ja ta keskendus
kus ta keskendus siis Kristusele ja tema pruudile. Ja kolmandaks võib-olla, et issanda õhtusöömaaeg on koguduse ühissöömaaeg. See on see ühtsuse teema. Et nii nagu ristimine oli mõeldud usklikele, nii oli ka armulaud. Üks leib ja üks karikas, ühise laua kasutamine, andmine ja vastuvõtmine, need tegevused, kõik need sümboliseerisid koguduse ühtsust ja vastastikust osadust siis. Ja ma loeksin nüüd 1. Korintuse 11.23, me võime seda koos lugeda, kuigi võib-olla paljud teavad peast seda. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega, ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Amen. Palun, pastor Vella, ole hea, tule ka ja õnnistame seda leiba ja karikat ja siis igaüks saab tulla oma kohalt ja osa võtta sellest. Taevan Isa, me täname sind sinu lõpmata suure armastuse eest meie vastu, kogu inimkonna vastu. Sa ütled, ei ole suuremat armastust kui see, kes oma elu annab oma sõprade eest. Ja sina tegid selle, andsid oma elu meie eest. Ja me oleme nii tänulikud täna sinu lastena koos siin, et see ohver on täna maksav. Sa seisad täna Isa paremal käel ja kostad meie eest. Sa oled ülempreester täna ja palvetad meie eest. Me täname sind. Me täname selle eest, et me võime seda täna meenutada, seda kõike, mida sa oled teinud. Tänuliku meelega. Aitäh sulle, taeva Isa. Amen. Ja kallis taevan Isa, me täname, ülistame sinu imelise armu eest, et sa saatsid oma sõna, elava sõna, Kristuse, kes tuli ja suri meie eest, et uuesti valmistada tee sinu juurde tagasi. Me täname selle eest, Jeesus, et sina tõid täiusliku ohvri, millele ei ole vaja midagi juurde lisada. Mitte nii nagu Vana Testamendi sikkude tallede veri, mis kattis patu mingiks ajaks, vaid issand, sa tõid täiusliku ohvri ja sa pitseerisid oma kalli verega lepingu, milles me oleme täna. Me täname, et selles lepingus on kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. See leping kehtib igaühele täna, kes on sind vastu võtnud, issand. Ja me täname, ülistame sind selle eest. Me täname, ülistame talle verd. Halleluuja. Kiitus ja au igavesti. Amen. Ja palun nüüd, et igaüks võib tulla. Tänu, Jeesus.
tänu Jeesus selle eest, et võime olla poogitud sinu külge. Issand, me oleme sinus ja sina oled meis. Tänu selle eest. Ja nüüd me saame panna kokku vabatahtliku ohvri, Anni. Palun, Vaida, ole hea. Tere hommikust. Rõõm teid siin näha. Räägin teile, enne kui me ohvri üles võtame, natuke sellisest asjast nagu, et kui sul on juba seda varandust küllaga, kuidas siis sinu suhtumine asjadesse nagu on? Me oleme, ma arvan, igaüks tundnud, et kui meil on vähe, siis me oleme palju usinemad paluma. Usaldama nagu Jumalat, paluma tema käest. Aga kui meil juba on nii palju, et enam nagu puudust ei ole, et kas me siis ka jätkuvalt palume või kas või küsimegi, et aga mida ma selle varandusega nüüd peale hakkan? Ja see on väga huvitav, et inimene võib väga muutuda, kui tal on korraga raha ja rikkust hoopis rohkem, kui tal vaja võiks minna. Ma arvan, et me teame, väga paljud inimesed on kuulnud uudistest ka, et kui need maailma jõukad, et nendel on tohutud varandused ja nii mõnigi elab ainult oma tarbeks, aga väga paljud nendest inimestest tegelevad ka heategevusega, annetavad, aitavad. Paljud nendest jõukatest inimestest on aidanud Jumala riigi tööd edendada ja mitte ainult kogudusse raha tuues, vaid ka näiteks jutlustajaid aidates või mingisuguseid teenistusi aidates. Aga oled sa mõelnud, et kui sina tuled kogudusse ja sinu vajadused on kaetud, siis kas sa mõtled vahest ka selle peale, et huvitav, kuidas koguduses teiste inimeste käekäik on või kas sa küsid vahest Jumala käest, et mida mina võiksin nüüd, kuhu mina võiksin panustada, mida mina võiksin teha? Sest nii või teisiti kogu see rikkus tuleb Jumala käest. Ja me võime küll arvata, kui meie äri edeneb, et ma olen nüüd tublim, aga mina olen oma nahal, täiesti isiklikult oma nahal tundnud. Ei edene see õnnistus. Jumala õnnistus tuleb Jumala käest. Minu töö ja vaev ei too mulle seda sissetulekut. Ja see on täiesti päevselge. Vahest ma tunnen, et ma ei jaksa üldse. Ja ma ei taha ka enam. Ja ma tean, et ma pean tööle minema, sellepärast, et mul on kliendid. Ja siis äkki saab nädal mööda ja ma vaatan, huvitav, mul on selline õnnistus sisse voolanud. Vaatamata sellele, et ma oleks ise nii väga nüüd rohkem rabelenud või pingutanud. Muidugi päris koju ka ei saa jääda. Ma pean ikka kohale minema, aga on päevi, kus inimesed tulevad oma asjadele järgi ja ma olen üsna tihti näinud kliente, kes ütlevad, ei, see oli nii suur vaev, mis sa tegid. Ja annab mulle palju rohkem raha, kui mina küsisin. Vaat seda pean mina nüüd Jumala õnnistuseks. Aga kas pole tore teadmine see, et kui sa tuled kogudusse ja mina või Andra või Veljo tulevad siia ette ja ütlevad, et aga andke teie rõõmsa meelega Jumala riigi töösse.
kas pole tore mõte see, et ma saan olla kaasosaline selles, et siin ka hästi läheks. Ja mina olen näinud, et Jumal annabki meile selleks, et meie annaksime edasi. Ja teate, kui selline ringlus hakkab peale, sul hakkab rohkem sisse tulema. Aga see ei olegi mitte selleks, et sa nii väga nüüd rohkem reisima hakkaksid või uhkem auto ostaksid, vaid panusta seda nagu, ole õnnistuseks teistele inimestele. Ole õnnistuseks Jumala riigile. Ja teate, te ise saate väga rõõmsaks ja õnnistatuks. Nii et tänu Jumalale ta ei ole muutunud, aga ta ootab, et me võiksime olla tema partnerid. Nii et palvetame nüüd selle ohvri pärast siis. Isa, ma tänan, et sa oled rikas ja sa oled helde. Ja sa igatsed, et meie oleksime samasugused. Sa tahad, et me muutuksime sinu sarnaseks. Ja ma palun, issand, et see töö võiks meie sees kasvada. Et me annaksime rohkem neid ressursse välja, mida sina oled usaldanud meile. Aga tänu sulle, issand, et ka see kogudus võib olla igati õnnistatud nii inimestele, kes siia tulevad ja et kõik need vajadused, mis siin on vaja täita, need on ülirohkesti täidetud. Kiitus sinu nimele ja ma tänan, et kõik, kes annavad, keegi ei jää puudusse. Amen. Suur tänu, Kaida. See on tõesti, et sõna ütleb, et Jumal õnnistuseb rikkaks oma vaeva, ei lisa sinna midagi juurde. Aga see muidugi ei tähenda, et oma vaeva ei ole, aga see lihtsalt ei lisa juurde sinna midagi. Aga see on ka hea küsimus, et millal oled rikas, et kui palju, millal on palju. Aga ma mõtlen seda, et tänulik süda on alati rahul sellega, mis on. Et siis sul on piisavalt, kui sa oled tänulik, et Jumal õnnistab neid ka, kes on tänulikud ja panevad oma lootuse tema peale. Alati me ei saa ju nii, nagu meie unistame või meie mõtleme, aga tagantjärgi vaadates on kõik väga hästi läinud selles mõttes, et me oleme pannud oma lootuse Jumala peale ja me oleme olnud õnnistatud. Aga nüüd teated veel enne, kui kuuleme jutlust, et järgmine pühapäev siis peaks meil jutlustama pastor Alan Osborn ja tavapäraselt siis teisipäeviti osadusgrupp G4 kella 7 siin kirikus, kolmapäeval palvehommik kella 10, neljapäeval palveõhtu kella 7, reedel on noorteõhtud kella 7, täpsem info siis noortejuhilt Kaielt. Pühapäeval siis palvehommik, nagu ikka kell 10 ja hommikukohv ka kell 10 ja siis jumalateenistus kell 11 tavapäraselt. Ja tulevastest sündmust uuesti kordame, et 22. on siis kella 7 koguse jaanituli Kõljala salmil, 27. juunist kuni 6. juulini võtame vastu koguduses Impact Baltic missionirühma. 17. kuni 19. juuli on siis EKNK suvepäevad ja 18. kuni 19. oktoober siis festival Lootuse aeg. Siit läheb tasuta bussid ka Saaremaalt, et kes soovib, et andke teada siis Andrale, kellel on soov minna. Ja see oleks infost kõik ja meil on sünnipäevalapsed ka. See nädal on olnud neid päris palju, aga vist ei näe kedagi siin. 4. oli Sirli Kallas, 5. oli Liisbet Ilus, Nurme Samoilov, Ülle Toompuu ja Marek Ljahkov ja 7. Diana Tiirats ja Eevi Metsamäe.
ka Marekut ka vist ei ole siin, jah. No igal juhul, kui te kuulate meid interneti kaudu, siis me soovime teile rohkelt Jumala armu ja õnnistust ja juhtimist sellel uuel eluaastal ja hoidke issanda ligi ja te olete võitjad. Amen ja palun nüüd, diakon Andre, ole hea, jaga, mis Jumal on sinu südamesse pannud. Tere, armas kogudus ja kõik, kes te olete täna kokku tulnud. Meil on 4 pühipäev. Head 4 püha kõigile. Ja alustame palvega. Suur tänu, issand, et sa oled oma püha vaimu saatnud meie keskele, et püha vaim elab meis. Ja me palume, et täna, issand, saaksime puudutatud kas esimest korda või puudutatud juba järjest ja järjest, nii nagu me iga päev oleme tundnud. Jumal, suur tänu, issand. Ja juhi ka seda, mida ma täna tahan jagada. Et see on tõesti, et see on sinu juhitud ja mitte minu kuidagi sõnad, vaid sina, issand, oled siin oma vaimu läbi. Suur tänu. Amen. Ja alustame siis apostlite tegude raamatust. Loeme pühakirja 4 pühipäeva kohta, kuidas püha vaim tuli ja langes. Ja see on apostlite tegude 2. peatükk, 1. kuni 13. salm ja kellel on olemas piibel, te võite lugeda kaasa. Kui 4 pühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi, kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Ja nad jahmusid ja panid imeks, öeldes, ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret? Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased. Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju? Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema? Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. See on Jumala sõna. Amen. Ma natukene võib-olla tahaksin seda tausta avada, ka sellist võib-olla ajaloolist, seda just sellepärast, et ma mäletan ennast noore kristlasena. Mitu aastat 4 pühipäev tuli ja ma ikka täpselt ei saanud aru, mis päev see selline on. Mis päev see selline on, miks see on nii oluline? Aga siin ongi pühakirjas kirjas, et pärast Jeesuse surma ja üles tõusmist ja taevasse minekut valati jüngrite peale püha vaim. Ja mis see 4 püha on, et see on juutide jaoks oluline sündmus. See oli Iisraeli rahva 2. suur püha, mis tähistas viljalõikuse lõppu. Ja see, et püha vaim tuli ja valati välja 4 pühal, see ei olnud juhus. Sest nii nagu 4 pühad tähistasid viljakoristuse lõppu,
juudi traditsioonis, nõnda samuti võis tuua võrdluse, kus püha vaimu tulek lõpetas Jeesuse päästetöö. Ja Jeesuse surm oli paasapühade ajal ja need kõik need sündmused, need ei ole juhuslikult, vaid need on oluliselt niiviisi sellel ajal ritta pandud. Ja Apostlite tegudes on kirjas, et taevast kostis suur kohin ja kreeka keeles sõna pneuma, see tähendab nii tuult kui ka vaimu. Ja tuul ja tuli, lõhestatud tulekeeled, mis langesid iga üksiku inimese peale, kes olid selle sündmuse juures. Ja see meenutab Risti ja Johannese sõnu Matteuse evangeeliumi 3. peatükis 11. salm. Mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, kes aga tuleb pärast mind, ristib teid püha vaimu ja tulega. Ja inimesed said puudutatud ja hakkasid rääkima teisi keeli. Ja see annab ka tunnistus sellest, et Jumal ei tee vahet erinevate keelte ja rahvuste vahel ja püha vaim liitis nad kokku, et kõik kuuleksid Jumala rõõmusõnumit ja võtaksid ka selle vastu. Ja Jumala vägi saab ilmsiks selles meelevallas, millega Peetrus hakkab jutlustama pärast seda sündmust. Ja see sõnum nagu lõikab inimeste südamesse ja nad igatsevad kohe nagu oma elus mingit muutust ja nad küsivad, et mida me peame tegema, et me saaksime sellest kõigest osa. Ja Apostlite tegude 2. peatükis 38. ja 39. salm ütlevad, aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning te saate püha vaimu anni, sest see tõotus anti teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes meie Issand enese juurde kutsub. Ja sündis kogudus. Aga see tõotus on antud kõikidele, nagu Peetrus ütleb, kes on eemal, keda iganes Jumal meie Issand enese juurde kutsub. Läbi põlvkondade tegelikult, läbi ajaloo ta on kutsunud inimesi ja see kestab praegu. Ja see on puudutus, mis saab inimestele osaks just Jumala sõna kaudu ja inimene avab oma hinge ja vaimu Jumala tahtele ja tema lohutusele ja see annab ka elule mõtte. Ja püha vaimu kaudu inimene kuuleb Jumala kutset ja järgneb sellele ja parandage meelt, ütleb Peetrus. See on meeleparandus, mis tuleb läbi vaimu ja inimese vaimne elu saab puudutatud ja ta hakkab ennast nägema läbi Jumala valguse ja tekib patutunnetus ja selle järgi tullaksegi Jumala sõna juurde ja püha vaim hakkab inimest uuendama seespidiselt. Jumala vaim, püha vaim, Kristuse vaim, me võime ennast väljendada erinevatel viisidel, sest Jumal, Kristus on nii lähedal meile läbi püha vaimu. Ta elab meie sees. Ta elab iga uskliku sees. Aga kuidas saada lähedasemaks? Kuidas saada see tundlikkus, et teda paremini kogeda oma elus? Isiklikud palved toovad meid lähemale püha vaimu tundmisele, et me oleksime rohkem avatud, me oleksime rohkem vastuvõtlikud ja me tunnetaksime ka paremini seda juhtimist, mis tuleb vaimu poolt, Kristuse poolt. Nii et me võime paluda, püha vaim, ma palun sinu ligiolu. Kui me veel Jumalat ei tundnud, siis üks hetk me vastasime tema kutsele ja palusime päästepalve. Jumal, ma tahan sind tunda, ma palun, et sa oled mu elu juhtija. Ja väga-väga paljud on igatsenud püha vaimuga ristimist. Ta tuleks ja elaks meie sees. Ja see on selline nii eriline ja isiklik kogemus. Aga aastate jooksul ja meie elul on tõusud ja mõõnad,
me oleme vahel madalal, vahel oleme kõrgeks tõstetud, aga me oleme kindlad, et püha vaim elab juba meis, siis tegelikult meie igaühe südames on nagu selline lõke või selline tuluke. Oleneb, millega me parasjagu silmitsi seisame. Vahel on need leegid kõrged ja me oleme nii täidetud ja oleme tulisemad, muidugi arvestades eestlase temperamendiga. Ja vahel jällegi on see leek väga väike ja madal ja vahel on ainult söed veel alles hõõgumas. Me võime olla päris kustunud seespidiselt. Aga apostel Paulus ütleb, et ei tohiks kustutada oma sees püha vaimu tuld. Ja see on kirjas esimeses kirjas Thessaloniklastele, 5. peatükk, 16-19 salm, ma loen. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Ja siis ta ütleb, ärge kustutage vaimu. Järelikult meil on võimalik see vaim ise ära kustutada. Kuidas see võimalik on? Kuidas see on võimalik? Ma arvan, et kui te nüüd mõtlete oma peas, siis tuleb palju erinevaid vastuseid, et kuidas see küll võimalik võiks olla, et mida me võime teha niiviisi, et see püha vaimu tuli kustub ära. Ma ise mõtlesin võrdluse peale tähendamissõnas külvajast. On öeldud nende kohta, kes sõna kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad ja lämmatavad sõna ära ja see jääb viljatuks. See on öeldud nagu Jumala sõna kohta ja neile, kes nagu evangeeliumi kuulevad, aga tegelikult kui nii võtta, siis muretsemised, rikkus, ahvatlused, et me ei ole nende eest nagu lõplikult lõpmatuseni kaitstud, vaid ikkagi see kõik on meie ümber. Ja kui me väga vastuvõtlikuks muutume sellele, mis maailmast tuleb, siis tõesti see püha vaimu leek võib väga väikseks minna ja lõpuks ära kustuda. Aga vastupidi, meie ülesandeks siis on püha vaimu tulehoidjad olla. Rõõmustage, palvetage, tänage. Ja kui alistuda püha vaimu väele, siis see on parim asi, sest see on nii hea ka kõigile meie ümber, sest et see püha vaim meie sees, see puudutab ka inimesi, kellega me kokku puutume. Sageli on niiviisi, et me kuulutame evangeeliumi, inimesed kehitavad õlgu, ütlevad, hea küll, et see on sinu jaoks hea, aga mind see küll ei puuduta ja ta elab samamoodi edasi nagu varem. Aga samas tekib mingi hetk, kus nad kuulevad evangeeliumi läbi vaimu, läbi püha vaimu ja siis on need muutused nii võimsad ja vägevad, et see ei ole nagu inimlik, vaid see ei ole meist, vaid see on Jumalast. Ja kui püha vaimu vägi ilmub sarnaselt nelipühipäevale, kas jumalateenistustel või kuskil suurematel koosolekutel, äratuskoosolekutel, siis see tõmbab rahva hulki ligi. See on püha vaim, mis tõmbab inimesed kokku ja see on nii elav ja nii väeline ja see paneb kõik selle tule jälle leegitsema. See, mis meie sees on juba olemas ja nagu oli apostlite tegude päevadel samamoodi, tuleleegid tulevad ja me saame täidetud. Ja seda ei saa mitte kuidagi inimlikult seletada oma, ma ei tea, õpitud teadmistega või mingi religioosse tarkusega või psühholoogiliselt selgitada lahti. Sellel ei ole inimlikku seletust. Ja seal juures on ka neid inimesi, kes ütlevad, et see ei ole päris, see on mingisugune, teie enda välja mõeldud asi, või mõni jälle ütleb, et see asi läheb nii üle võlli, et see ei ole minu jaoks. Aga me saame aktsepteerida,
me oleme erinevad inimesed ja püha vaim meie sees töötab ka nii erinevalt ja meie mõtteviisid on erinevad. Aga kui me ütleme, et püha vaim, ma palun sinu ligiolu ja me tahame, et sa teeksid seda, mida sa iganes tahad teha. Mitte ainult teenistustel, mitte ainult siis, kui on suured koosolekud, vaid kodus, tööl, ükskõik kus me viibime. Püha vaim, ma palun väga sinu ligiolu. See on see, mida me saame paluda. Ja me saame paluda tänu, püha vaim, sest me oleme alustanud usus ja me jätkame usus vaimuosadusega. Ja see tänu väljendab juba seda, et tema elab meie sees, et meil on juba see ühendus ja me aktsepteerime seda, et tema mõju on meie elus. Ja Jaakobuse 2. peatükis 23. salmis on kirjas nii. Nii läks täide kirjasõna, mis ütleb, Abraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks. Sõprus algas ja see oli juba Abrahami oma, sest ta lihtsalt uskus. Ja nõnda ka täna me ei pöördu pühavaimu poole mitte nii, et me kuidagi peame mingisuguseid häid tegusid ette tooma või näitama seda, mida me oskame, vaid me tuleme usu läbi ja usu läbi sellesse, mida Kristus on teinud meie eest. Nii et palves me täname, suur tänu, püha vaim, me juba teame, et me oleme temaga ühenduses. Ja me teame, et ta elab meie südames, meie sees, meie ihus. Ja Jumala sõna ütleb, aga kes hoiab issanda poole, see on temaga üks vaim. Nii et tänu, püha vaim, et me võime olla sinuga üks. Tänu selle ühenduse eest. Tänu, et meil on juba see sõprus olemas sinus. Ja et me ei pea mitte midagi selleks tegema, ainult uskuma. Ma usaldan sind, püha vaim. Me saame seda öelda. Ma usaldan sind, püha vaim. Aga kas ma teen seda alati, mida ta ütleb? Me peaksime võib-olla usaldama, mitte võib-olla kindlasti, me peaksime usaldama teda ka siis, kui ta ütleb meile midagi imelikku või ta soovitab meil minna hoopis teises suunas, kuhu me ise plaanisime. Ja ma loen apostlite tegudest jälle 8. peatükist nüüd, 29. kuni 35. salm. Ja vaata, üks Etioopia etiooplaste kuninganna Kandake võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Ja vaim ütles Filippusele, mine ja ligine sellele tõllale. Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis, kas aga aru saad, mida sa loed? Tema vastas, kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata? Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see. Tema on kui lammas viidud tappa ja otse kui tall hääletu oma niitjate ees. Nõnda ei ava ka tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada? Sest ta elu võetakse ära maa pealt. Ja Eunuh hakkas rääkima ning ütles Filippusele, ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta? Ja Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Filippus oleks võinud mööda lasta kõik pühavaimu juhised, aga see üks inimene otsis pühakirjast kohti ja tahtis Jeesust tundma õppida.
ta tahtis õppida Jumala teid, aga ta ei teadnud, kuidas. Ja Philippus sai juhised, mine tõlla juurde. Ja see võib-olla tundus natukene imelik. Ma mõtlen, et kui ma ise oleks tema asemel, kas ma läheksin, võib-olla kui mõelda tänapäeval mingi limusiin tuleb, sõidab, sa jooksed selle limusiini kõrval, mida inimesed mõtlevad. Aga me näeme, et Philippus tundis ära Jumala vaimu hääle, sai üles õhutatud ja läks. Ja ta tõesti jooksis, mis vist ei ole eriti auväärne selles kultuuris. Ja ta ei mõelnud sellele, mis inimesed mõtlesid või see oli imelik. Aga inimene kuulis evangeeliumi sõnumit. Püha vaim sageli õhutab meid ja räägib meile südamesse. Ja me saame öelda, ma usaldan sind. Püha vaim, see võib küll olla nii imelik ja omapärane, aga ma usaldan sind. Ja see kõik võib olla vastuolus minu plaanidega või sellega, mida ma olen mõelnud. Ja võib-olla teised kõrvalt kritiseerivad ja ütlevad, see, mis sa teed, see ei ole ikkagi õige. Aga kui usaldada, siis Jumala vägi saab ilmsiks. Ja kui ma mõtlen enda peale, ma tean ikkagi väga palju neid kordi, kus ma saan ülesande, ma saan kõnetuse ja ma pole seda teinud. Ma pole seda teinud, mida Jumal on minult oodanud, sest et ei jõua nii kiiresti otsustada. Olen kahelnud, kas see, mida ma kuulen, kas see on ikkagi mu enda mõte. Või olen kartma löönud ja mõelnud, et see asi tundub nii imelik, mida ma nüüd tegema hakkan. Või on liiga suur ülesanne. Neid kordi on nii palju tegelikult, aga ma usun, et me saame jälle uusi võimalusi. Tulevad jälle uued olukorrad ja inimeste elud saavad muudetud. Aga mis eriti on ka meie enda jaoks oluline, me ise saame ka muudetud. Ja see on Jumala vaimu töö. Ja mis me muud saame öelda, tänada, palvetada, öelda, ma armastan sind, Püha vaim. Ja see on see koht, kus me saame nautida Jumala ligiolu ja olla temaga koos sellepärast, kes tema on. Ja Rooma kirja 5. peatükis ütleb Paulus, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja see on ainus viis, kuidas me tegelikult suudame teisi inimesi armastada enda ümber. Ja mis veelgi oluline, Püha vaim täidab meid, et me suudaksime armastada Jumalat. See muudab meie südant. See täidab meid seesmiselt ja see aitab meil saada selleks, kes me oleme kutsutud olema. Ja tema kohalolu paneb meid ülistama ja elama Jumala ligiolus. Psalm 116:11 ütleb, sina annad mulle teada elu teeraja, rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Kui me saame teadmise sellest, et me ei ole ainult need, kes peavad kogu aeg midagi tegema või me ei ole ainult Jumala teenijad või ülesannete täitjad, kellelt Jumal justkui ootaks kogu aeg midagi või ta ootaks meie täiuslik olemist, vaid vastupidi, et selles me tunnetame, et ta on nagu meie sõber. Ta on meie sõber, ta on ustav, ta on see, kes annab, ta on armastav. Ja ta on armuline meie vastu. Ja need on kõik tema omadused. Ja ei ole ainult reeglid, mida ma tohin teha või mida ma ei tohi teha, vaid see on kõik palju enamat. Ja me leiame järjest rohkem selliseid külgi Jumala olemuses, kui me oleme tema ligiolus. Aga isegi oma terve eluea jooksul me ei jõua nii kaugele, et me tunneksime teda täiuslikult. Me ei jõua
me ei jõua selleni, mitte kunagi. Nii et me võime palves olla selleks, et mitte ainult selleks, et saada häid tulemust oma elus või saada vastuseid oma küsimustele või mõtetele, vaid me saame olla ka Jumala ligiolus ja Püha Vaimu ligiolus ainult selleks, et olla võtta vastu Jumala armastus. Ja selline palves olemine, see on nii täitev ja muutev. Ja me saame öelda, ma armastan sind, Püha Vaim. Ja ma vajan sind, Püha Vaim. See on alistumine. Tunnistamine sellest, et me ei saa asjadega ise hakkama ja me sõltume Jumalast. Et me iga moment vajame teda. Ja Sakaaria kirjas Vanas Testamendis 4. peatükis 6. salm on see koht, mis ütleb, see ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Me töötame palju, me pingutame palju, me tahame kogu aeg saada paremaks, et asjad meie ümber saaksid paremaks. Ja see on normaalne ja see on oluline meie elus ja distsipliin on väga hea. Aga tõelised Jumala asjad sünnivad mitte väe ja võimu, vaid vaimu läbi. Ja see on Issanda sõna. Nii et see on ka selline mõnes mõttes nagu väljakutse, mitte nii väga pingutada, vaid rohkem alistuda. Ja ma tahan rääkida ühe loo. See on ühe Ameerikas elava pastori tunnistus ajast, kui ta oli veel väike laps. Ja siis isa õpetas teda mängima pesapalli. Ta õpetas kõike, kuidas hoida kurikat. Seda tehnikat ma küll täpselt ei tea, aga nemad teadsid. Ameerikas nad teavad täpselt, kus on oluline lööginurk ja kuidas jälgida palli ja millal lüüa. Ja ta õpetas seda kõike, aga kui isa pojale palli söötis, ta pidi kurikaga pihta lööma, selle asemel, et palli lüüa, ta kartis nii väga seda, et pall lendab talle vastu nägu, ta kükitas maha. Ja ta oli liiga hirmunud selleks, et üldse mingisugust pallilöömise liigutustki teha. Ja nii siis mõned korrad jälle isa proovib selgitada, tal oli väga selline, ütleme, mitte kärsitu, vaid vastupidi, selline väga nagu kannatlik ja selline lahke isa, nii nagu isad olema peaksid. Ja ta püüdis oma poega igati aidata, aga mitte midagi ei juhtunud. Ikkagi see hirm palliga vastu nägu saada oli nii suur, et see ei tulnud välja. Ja siis isa ütles, et teeme nii, et sinu vend siis söödab palli. Ja siis ta tuli oma poja juurde, tuli tema selja taha ja pani oma jalad tema jalgade kõrvale, pani käed tema käte peale ja ütles lihtsalt, las ma aitan sind. Ja pall lendas, aga poiss tõmbas kogu kehast nii pingesse, et isegi kui isa püüdis seda liigutust nagu sooritada, siis see ei tulnud välja. See pinge lihtsalt segas. See poiss kartis ikkagi palliga pihta saada, ta kartis nüüd ka läbi kukkuda ja kõiki neid asju. Ja kogu ta keha töötas nagu vastu sellele. Kuni isa ütles, aga sa lõdvestu. Ja las ma näitan sulle, kuidas see käib, ära muretse. Ja siis poiss pani silmad kinni. Ja ta ei näinud, millal see löök tuli, aga ta tunnetas. Ja ta tunnetas seda, kuidas kurikas lõi vastu palli ja isa käed liigutasid teda just nii nagu vaja. Ja ta sai selle usalduse kätte. Ja kõik, mis oli vaja teha, oligi usaldamine, lõdvestumine ja alistumine
ja sellisel viisil harjutades lõpuks need löögid hakkasid õnnestuma. Ja tal oli minu meelest väga tore isa. Aga seesama pastor tõi ka näite, et samal viisil Püha Vaim tahab meid aidata kõigis meie eluvaldkondades. Olgu see siis töö, suhted, pere, abielu. Me oleme vahest ka nii pinges, et ei tea, kuhu poole meid sikutatakse või millega me järgmiseks pihta saame. Ja vahel me kardame eriti neid läbikukkumisi siis, kui me peame oma mugavustsoonist välja tulema või mingi täiesti uue ülesandega kohtume. Ja selle asemel, et olla Püha Vaimu juhtimisele selline paindlik, me oleme nii pinges ja tahame neid asju ise teha, aga samas nagu oleme ka nagu vastupanus ja tegelikult kõik see tundub nii suur ja raske, et me ei saa hakkama. Aga kui laseme Püha Vaimul ennast ümbritseda samamoodi, kui me kujutame ette, nagu see isa võttis oma poisi ja juhtis teda, siis algabki liikumine. Me saame nagu sellest pingest ja krambist välja ja see algab palvest, et Püha Vaim, ma vajan sind. Ja me saame proovida mitte elada ikkagi omast jõust. Ja see tähendab, et me ei lähekski edasi ilma palveta, ilma küsimata või juhtimiseta, et mismoodi asju teha, vaid me saame Püha Vaimu kaasata igasse oma elu kohta, kus me parasjagu oleme. Terve päeva, terve öö, kõik kogu aja. Ja see nõuab ka sellist õppimist võib-olla, et sellest pingest lahti saada. Aga kui me ütleme, et Püha Vaim, ma vajan sind, ja me ütleme seda usus, siis ta tuleb appi. Ja me võime tõusta ja palvetada. Ja me võime Püha Vaimu ligioluga tunnetada juba praegu kohe, sest me usume, et ta on kohal, sest ta elab meie südames ja ta on kohal, sest me palume seda. Isa, me täname, et me võime kutsuda sind oma ligiollu. Me võime paluda, et sa tuled ja elad meie südames. Ja kui keegi on täna ka, kes üldse ei tunne Püha Vaimu veel, Jumal, siis me palume ka tema pärast või nende inimeste pärast. Püha Vaim, aita meid. Tule meie ligiollu, tule meie sisse elama. Ja ma tänan, Püha Vaim, et me võime öelda, ma armastan sind, issand. Et sa oled meie jaoks, sa oled meie sees ja sa jääd püsima tänu selle armu ja tänu selle väe eest. Ja me saame sind kutsuda. Ole meiega. Ja kui me võib-olla vahel sind jätame kuidagi kõrvale ja unustame selle, et sa oled meid alati aitamas, siis ma usun, et sa andestad meile ja palume, et sa andestad meile ja et sa oled meie kõrval jätkuvalt edasi. Ja et me ei igatseks ainult mitte sinu väge, mitte ainult, vaid et me igatseksime su ligiolu ja sinu armastust tunda. Ja me ei suuda teha asju omast jõust, vaid me vajame su tugevust iga päev. Jumal, me täname Püha Vaimu eest. Sa annad oma rahvale väe täna. Sa annad meile tervenemise täna, issand. Ja kui keegi täna on haige, issand, siis me palume, Püha Vaim, tervenda täiuslikult, nii nagu ainult sina oma väega seda oskad. Suur tänu, Jeesus. Suur tänu, et sa oled saatnud meile lohutaja ja julgustaja, kelle peale me võime alati kindlad olla. Amen.
võtame aja, et ülistada taas. Ja see laul, mis me hakkame laulma, on Juhani kirjutatud laul Nimi üle nimede. Jeesus on nimi üle kõigi nimede. Jeesus on nimi üle nimede, nimi üle võimude, nimi üle hirmude. Jeesus on nimi üle haiguste, nimi üle võitluste, ta nimi väeline. Jeesus on nimi üle nimede, nimi üle võimude, nimi üle hirmude. Jeesus on nimi üle haiguste, nimi üle võitluste, ta nimi väeline. Ja me ülistame sind ja me imetleme sind ja me alistume sinu nimel, Jeesus. Ja me ülistame sind ja me imetleme sind ja me alistume sinu nimel, Jeesus. Ja me ülistame sind ja me imetleme sind ja me alistume sinu nimel, Jeesus. Ja me ülistame sind ja me imetleme sind ja me alistume sinu nimel, Jeesus. Oled väärt meie ülistust, oled väärt meie austust, oled väärt meie usaldust, oled kõike seda väärt, sa oled väärt
nimi üle võitluste, ta nimi väeline. Jeesus, 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 sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline, sinust voogab elu, sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline, las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust, su armastus. Las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust, su armastus. Jeesus, Jeesus. Sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline, sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline, sinust voogab elu, sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline Jeesus, sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline ja täida meid oma vaimuga, täida vaimuga meid, täida vaimuga meid. Üleni taas, Jeesus, täida vaimuga meid, täida vaimuga meid. Üleni taas, las voolab meist läbi sinu armastus meie südamest, meie silmadest, meie elust, meie tegudest, las voolab Jeesuse teod, tema juhtimine läbi püha vaimu. Las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust, su armastus. Las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust, su armastus. Las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja
kätest ja jalust ja suust su armastus. Jeesus, ja me ootame sind. Nagu alguses öeldi, et ootamises on üks ilu ja ootamises on üks vägi. Ja me ka ei taha kiirustada. Et me tahame, Jeesus, olla siin sinu ees ja oodata sind, oodata sinu puudutust, oodata sinu tervendavat väge, oodata sinu läbimurdeid, mitte kiirustada edasi, mitte joosta sinust kuidagi ette või jääda sinust kuidagi maha, vaid oodata sind, Jeesus, sest sina ei kiirusta. Sina ei kiirusta meid ja sina ise ei kiirusta. Ja me võime olla sinu ees ja oodata lihtsalt sind, sinu ligiolu, sinu väe avaldumist selles paigas siin, meie keskel täna ja neid, kes vaatavad ülekannet. Me võime oodata. Sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline. Sinust voogab elu, sinust voogab elu. Tõeline. Täida vaimuga meid, täida vaimuga meid. Üleni taas, Jeesus, täida vaimuga meid, täida vaimuga meid. Üleni taas. Voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust su armastus. Las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust su armastus. Las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust su armastus. Las voolab mu südamest, las voolab mu silmadest, mu kätest ja jalust ja suust su armastus. Amen. Õnnistatud nelipüha. Aina lubas mul sõna võtta. Ma tulin tänuga. Mul ei ole pikka juttu. Ma tulin tänuga ja ma tundsin, et ma ei saa pinki istuma jääda ja tulin siia ette. Mina olen tänu Jumalale täna siin. Ma väga armastan pühapäevaseid teenistusi, eriti leivamurdmise teenistust. Aga ma olen õppinud ka loobuma. Ja mul vahetevahel teatud ajast tulevad veel sellised ööd, mitte väga tihti, kus ma saan väga vähe magada. Ja täna öösel ma sain 2 tunni ümber magada. Ja ma tean, et ei ole üldse hea olla ja parem ma hoian seda energiat endale. Ja ma olen südames otsustanud tegelikult, kui ma nii väga vähe magada saan, siis ma ei tule, jään koju. Jah, ma olin selle otsuse teinud
andsin Kiisule toidu ära, läksin pikali tagasi, et nüüd ehk saab natuke veel magada. Ja ma tunnen südames, miski hakkab mind õhutama. Ja ma tunnen need Jumala õhutused ära. Ma isegi ei tea, kas ma vaidlesin, aga ma olin natuke pikali, ma andsin omale aega, ma tõusin rahulikult ülesse, hakkasin sättima ennast ja kui mul oli ma olin Jumala ees veel, vaatan kalendrisse, täna on leivamurdmise päev, pühapäev. See oli mul täitsa meelest läinud kõige selle sees. Ja mul ei olnud halb olla, sest kui Jumal õhutab, kõik on normaalne. Ja ma olen Jumalale nii tänulik. Tema andis seda armu ja ma ei pidanud jääma ilma leivamurdmise õnnistusest. Ja mul on täiesti normaalne olla. Üristasin, isegi püsti oledes, ei mingit probleeme. Süda taab natuke, sest et ma arvan, et te teate, mis see on. Nii et mina olen siin päriselt Jumala õhutusel. Mina oleks jäänud koju. Ja need tunnistused, mis me niimoodi Jumalaga saame, need on nii imelised. Ja keegi ei ütle, et Jumal ei lase mul seal tunni kahega, kui ma magan veel, neid tuleb koju jääda, aga täna ta ei lasknud mul koju jääda. Nii et olge väga õnnistatud ja kuna täna on pühast vaimust juttu, siis esiteks Jumal juhtis mind on ju siia ja teiseks ma sain olla püha vaimule sõnakuulelik, et ma siia ette tulin, sest ma tahtsin Jumalale anda tänu selle eest, see on nii võimas. Olge väga õnnistatud ja Jumala rahu ja lähedalolu soovin. Aitäh! Ja, suur tänu. Piibel räägib meile sõnakuulelikkuse õnnistusest. Võib-olla sel hetkel, kui sa otsustad, ei tundu see suurem õnnistus olevat, aga me näeme seda tagant järgi. Et kui me kuuletume, siis Jumal õnnistab alati. Suur tänu, Peti, selle ülistuse eest ja me hakkame nüüd lõpetama. Kiirustama ära ei pea, kohvik on avatud. Ja suur tänu, Andra, selle sõna eest, et see on nii oluline, et püha vaim on see, kes meid kutsub, kui me Jumalast kaugel oleme ja tema toob patu tundmise, meeleparanduse ja ta käib sellest hetkest, kui me siia maailma tuleme tegelikult koos meiega, et kui teda ei oleks ligi, siis keegi meist ei saaks päästetud. Ja ta on jätkuvalt meie juures, kui me oleme ta otsustanud vastu võtta ja ta meie pisiasjades juhib meid ja me teame seda kogemata, maailm ütleb, et mis ma Jumalat tülitan, tal muud ka teha, et oma pisiasjadega, aga Jumal igatseb ka meie pisiasjadega tegeleda ja suurtega loomulikult juhtida meid ja hoida sellel teel, millele me otsustanud käia koos Jumalaga. Aga võtame õnnistussõnad kaasa ja siis jätkame oma teed ja oleme valguseks ja soolaks uuel nädalal ka jätkuvalt. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Olge väga õnnistatud.